ilusat hommikut, mul pole õrna aimugi, mis päev täna on või mis kuupäev täna on. Ainus asi, mida ma tean, on see, et ma olen 36+4 ja see on see, mille järgi ma hetkel siin emaduspuhkuse ajal põhimõtteliselt elan. Ja ma mõtlesin, et kuigi mul ei ole peale tulnud seda mingit meeletut nesting vibe'i, mida ma näen YouTube'is, vlogides igal pool, siis ma hakkan ikkagi otsast nestima. Sellepärast, et mulle väga meeldib neid videosid vaadata ja ma tunnen, et ma tahaksin olla pigem valmis asjadega, et ei juhtuks olukorda, kus kui ta tahab varem tulla, siis mul on kõik asjad pesemata, steriliseerimata ja nii edasi, nii et mul sisetunne küll ütleb, et ta on pigem punktuaalne neiu ja tuleb õigel ajal või viisaka hilinemisega, aga siiski oleme pigem asjaks valmis ja võib-olla mul ei tulegi seda nesting nagu indu peale, sellepärast, et ma olen juba loomult väga nestija tüüp, ehk et mul väga meeldib sorteerida, organiseerida ja koristada. Näiteks eile ma tegelesin siis oma tehnikasahtliga, et siin on kõik mu valguse asjad, on ju. Siin on kõik kaablimajandus, droonide asjad, kõik on ilusti sorteeritud. Siin on kõik kiirkaamerad ja nii edasi, akupangad, ehk et võib-olla ma olengi loomu poolest juba lihtsalt nestija ja kuna meil on selline asi praegu keset seda tuba, siis ma otsustasin, et täna on see päev, kus ma hakkan seda mäge vallutama ja ma arvan, et hakkame otsast minema ning vaatame, kaugele me jõuame. Tõenäoliselt tuleb sellest siin suht mitmepäevane vlog, sest täna ma tahaksin enamus asjadel jõuda sildid küljest ära võtta ja need asjad pessu panna ja ma olen täiesti hämmingus. Kuidas tundub siin nagu nii palju riideid, sest ma olen vägagi tagasi hoidnud riiete ostmisega, sest ma ei tea, mis suurusest ta tuleb ja ma ei taha üldse, et tekiks olukord, kus on terve hunnik riideid, mida ta üldse ei saagi kanda. Nii et ma enda arust olen väga minimalistlikult shopanud, aga eks siis ole näha, kui ma hakkan neid asju kõike päriselt saatlisse panema. Nii et hakkame otsast minema. A place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know. Okei, ma sain just korraliku reaalsuskontrolli, sellepärast, et kui ma pesen ära kõik beebiriided, musliinlapikesed, tekikesed asjad, siis mulle tundub, et siit tuleb 3 pesumasinatäit. Ja ma ei tea, kas ma pesen õigete asjadega, sellepärast, et me ise oleme olnud alati sellise puhta keemia peal. Ehk Ariel, aga kuna meile täiega meeldib see lõht, siis me oleme seda kasutanud nüüd beebiriietele. Ma väga ei julge seda panna, nii et ma ostsin mingisugused asju, mida ma guugeldades välja tuli. Mulle tundub näiteks, et see võiks olla suhteliselt hea variant, kuna ta on ilusasti plastikuvaba, lõhnainevaba, pesuriba, väga õrning, sobib ka beebiriiete pesemiseks, tundliku nahaga inimestele. I don't know. Proovime järgi, loodame parimat. Kui kellelgi teist on soovitusi, mida kasutada selle jaoks, et beebiriideid pesta, sellepärast, et ma ostsin meil siis sellega sapiseebi klassika, et mingeid suuremaid plekke välja saada. Aga kui teil on soovitusi, et mida võiks kasutada beebiriiete peal, sest ma saan aru, et beebiriided on põhimõtteliselt kogu aeg mustad, siis olen väga avatud igasugustele pakkumistele. Ma kujutan ette, et kogenud emmed teavad natukene paremini, mida kasutada. Samal ajal, kui meil pesumasin käib, ma mõtlesin, et ma hakkan tegelema sellega, et puhastada mõningad asjad ära, mis ilmselt poest tulles ei tasuks kohe pepsule suhu toppida, ehk et proovime ära steriliseerida siis lutikesed. Meil on niisugune Try It Collection luttide karbikene, et äkki mõni talle siit meeldib. Muidugi, kui talle ei meeldi lutid, siis ei meeldi, siis ei ole midagi teha, sõbrannad kinkisid ka osad.
Siis on paar pudelit igaks juhuks. Sõbranna, kelle laps keeldus igasugusest pudeli võtmisest, ütles, et see oli ainus, mida ta oli nõus võtma. Nii et ma varusin igaks juhuks meile selle. Siis sõbranna kinkis sellise lutikese, mis on võib-olla kõige rohkem nii-öelda nibu imitatsiooniga. Siis on mu enda piimakoguja, siis luttide hoidjad ja ninapuhastaja. Ehk et meil ei ole väga palju asju vaja puhastada, sest taaskord, mul pole õrna aimugi, milline Pepsu tuleb, kas ta tahab lutti, ei taha lutti, kas me saame imetatud või me ei saa imetatud. Ehk et need on lihtsalt paar asja, mis on igaks juhuks kodus olemas in case of emergency ja siis eks me jooksvalt vaata, kuidas asja lahendada, aga ma ei ole mitte kunagi ühtegi asja steriliseerinud, nii et ma ei tea, kuidas see käib. Google lihtsalt ütleb, et pane vesi keema ja viska asjad sisse paariks minutiks. Samas luttide kohta ma leidsin artikli, et ei tasu võib-olla päris keevasse vette panna pikemaks ajaks, et lihtsalt võtta keev vesi ja kasta siis lutt sellega üle. Ehk et ma arvan, et niimoodi teemegi, et paneme lihtsalt vee keema ja laseme kõik asjad korraks sealt läbi, sest taaskord ei ole väga palju asju, nii et peaks minema suhteliselt kiiresti, kui tekib see olukord, kus tekib full loompudelimajandus, ehk et kui meil ei ole võimalik imetada, siis peab küll leidma mingisuguse lahenduse, sest ma ei kujuta ette, kui sul on päevas mingi 8-10 lutipudelit vaja pesta, et siis kuidas see asi normaalselt välja võiks näha, et kui kellelgi on kogemusi, võite juba kommentaarides jagada, ma kujutan ette, et sellest on kindlasti nii mulle kui ka teistele tulevastele emmedele väga palju kasu. I still dream about you every night. Guess I'm wondering if you're alright. I wish I didn't do that, but I do. And do you ever dream of me? Or are my visions just a one-way street? If they are, then that's okay. Teine laarpesu läks käima ja mul on nii hea meel, et ma elan ajal, millal eksisteerivad pesumasinad, sest käsitsi kõiki neid asju küürida. Thanks, but no thanks. Nii et ma mõtlesin, et ma kasutan seda aega nüüd hästi praktiliselt ära ja nuputan välja, kuidas lahendada need 3 sahtlit siis beebi jaoks, kuna mul on tunne, et kõik ta meditsiiniasjad lähevad kööki, sest seal on ka kõik meie meditsiiniasjad, ehk siis inhalaatorid, D-vitamiinid, nii edasi. Ja vannituppa me teeme talle mähkimistationi, nii et kõik mingid mähkmed, kreemid, asjad lähevad sinna. Vannitoasjad lähevad ka otse loomulikult vannituppa, nii et siia tuppa vist väga palju asju ei lähe. Aga proovime tekitada mingisuguse süsteemi. Ma juba haarasin oma trusted, kõige lemmikumad, mis need on siis sahtlisorteerijad IKEA-st, mille nimi on Skaab, kui ma ei eksi, oli vist mudeli nimi. Et sul on 6-pack, kus on 2 sükest suurt, 2 keskmist ja 2 pisikest kuubikut. Ja kui sul on pisikesi juurde vaja, mida ma praegu avastasin, et beebi asjade puhul läheb vaja tõenäoliselt, kuna tal pigem on pisikesed ja vähe asju, siis kui sa paned suure sisse 2 pisikest, siis saad endale 4 pisikest. Nii et ma hakkan otsast siis nuputama, kuidas neid sahtleid võimalikult loogiliselt jaotada. 'Cause a dream is just a dream. It doesn't mean anything. On kätte jõudnud õhtu, me jõudsime Peikaga käia kinos ära ja selle ajaga sai lõpuks ometi ka viimane laaritäis pesu pestud ja nüüd näeb meie kodu välja, nagu see oleks reaalselt mattunud kõikide beebi asjade alla. Igal pool kuivavad väiksed kindad, väiksed sokid, väiksed jakid, püksid, isegi konkreetselt köögis on meil siuke vaatepilt hetkel. Nii et ma arvan, et ma tänaseks pakin selle video kokku. Ootame ära, kuni kõik need asjad ära kuivavad ja siis juba homme
saame hakata sahtleid sorteerima, mis on tõenäoliselt mu kõige lemmikum osa üldse. I kept our photos, I just hid them away. Tere ilusat hommikut, kätte on jõudnud järjekordne päev ja mul on tunne, nagu me ei oleks selle video jooksul absoluutselt nestingu osas mingisugust progressi teinud, sellepärast et me alustasime seda vlogi nii, et meil oli suur kuhi riideid keset tuba ja meil on endiselt suur kuhi riideid keset tuba. Ainus vahe on see, et Lili on otsustanud, et see on kõige mõnusam pesa, mis sest, et tal on elutoas endal 2 erinevat väga fancy't pesa, ta on otsustanud, et see on see kõige cozy. Okei, nii siis nii. Ja riided on nüüd pestud, kuigi ma ei tea, nüüd kus Lili on seal pikutanud, siis need on tõenäoliselt väga karvased. Aga samas ITK perekooli loengus öeldi, et kui on kodus loom, siis see pigem on positiivne, et tõenäoliselt tekivad allergiad on pigem väiksed, nii et I don't know, fingers crossed teiega. Aga ma arvan, et täna meil on siis eesmärk võtta ja sorteerida need riided ära, sellepärast nad on 3 erinevas suuruses. Ma olen ostnud talle 50 suurust, 56 suurust ja 62 suurust. Ma oletan ja loodan, et ta pigem tuleb sellises suuruses nagu ta varemad, ehk siis mina sündisin 3,5 ja 51 senti ja Peika suht samamoodi ja kui me käisime 36. nädala ultrahelis, siis seal öeldi ka, et ta on circa 2,7 ja 40% seas, nii et ma arvan, et ta pigem tuleb siuke klassikaline natukene väiksemat mõõtu indiviid, nii et ma panen esimesse sahtlisse, ma arvan, hetkel valmis asjad, mis on 50 suuruses. Mida küll väga palju ei ole, aga is what it is. Ja siis ülejäänud suurused panen alumistesse sahtlitesse, mida ma saan siis tõsta ülemisse siis, kui ta sellesse suurusesse jõuab. Nii et alustame päeva sellega, et me sorteerime kõik erinevad suurused erinevatesse hunnikutesse. I keep our memories in the back of my mind. So as I age, I'll remember the time when we didn't look too far in front of our own eyes. 'Cause being young was something our parents told us would fly by. Jei, mul tundub, et sahti loogika sai paika. Ma juba haarasin tegelikult oma Trusty Label Makeri ning jah, mul on päris mitu erinevat sildistajat, sest ma olen stationary hull. Mul on sildistajaid, märkmikke, selliseid asju lihtsalt gazillion. Aga ma mõtlesin, et enne, kui ma panen täpselt sildid igale poole, et mis asi, mis korvikeses on, et juhuks, kui Peika paneb asju ära või keegi tuleb appi vanema näiteks paneb asju ära, siis ta teaks täpselt, kuhu asjad lähevad. Et nad oleksid kogu aeg sama koha peal, siis ma mõtlesin, et okei, kõigepealt elan paar nädalat selle lahendusega, vaatan, kas see töötab mu jaoks ja kui töötab, siis panen sinna sildid juurde. Nii et hetkel on meil siis lahendus selline, et esimeses sahtlis on tal sokid ja kindad, mütsid, tudukad, lühikesed podid, podid, kus on pikad käised, lühikene alumine osa, podid, mis on igatpidi pikad ja siis linnariided. Enamus linnariided on tal praegu juba haiglakotis, sellepärast, et millega ta koju tuleb ja millega me ilusaid pilte teeme. Aga siis on veel linnariided, mis ma panen lihtsalt rippuma, et oleks natukene mugavam. Ja siis teises sahtlis on kõik musliinasjad, suured musliinid, väiksed musliinid, swaddle-tekikesed, voodilinad. Hetkel on siin ka lutid, aga kui me need hakkame kasutama, siis nad lähevad kindlasti kööki ja kui ei hakka kasutama, siis ma vaatan, mis sellest saab. Ning ma avastasin, et 56 ja 62 riideid tegelikult väga palju ei ole, et 62 ongi ainult sossud asjad põhimõtteliselt, nii et need on siin. Ja siis 56 on täpselt samasuguse loogikaga, et on lühikesed podid, pikad podid, tudukaid on väga palju selles suuruses. Nii et hetkel on siis lahendus selline 36. rasedusnädala peal 1 jalaga üles tõusmine on juba väljakutse, aga kuna sahtlid said valmis, siis järgmine eesmärk oleks vaadata üle mähkimisstation ja selle jaoks ma tahaks minna haarata veel viimased asjad Zara Home'ist, mis peaks olema kohale jõudnud. Nii et lähme käime korra poes ära ja siis hakkame vannitoas askeldama. Hey
super planes fly me to outer space. That's where I'll see your face and have you with me. Muidugi kui nunnu! Mul võttis nii kaua aega, et leida ilusat, armsat vanni veetemperatuuri mõõtit ja kui ma seda Zara Home'is nägin, siis ma olin nagu I am sold, I am so sold. Ma loodan, et see töötab ka normaalselt ja siis teine asi, mis ma sealt haarasin, on need niiskete salfakate väike siuke ümbrisekene. Ja nüüd on meil siis eesmärk minna ja vaadata, kuidas see mähkmisalus, mähkmete prügikast ja kõik need hooldusvahendid võtta ja paigutada ära meie vannituppa, et ma tahan siis hetkel lihtsalt kindlustunnet, et kõik asjad seal töötaksid mugavalt ja mõnusalt. Et tõenäoliselt me ei jäta neid asju hetkel sinna, sellepärast et mu sisetunne ütleb, et beebi ikkagi tuleb alles 2-3 nädala pärast, et ta on ikkagi punktuaalne, nii et ma arvan, et ei ole mõtet neid asju ette jätta, aga vaatame, kas nad vähemasti toimiksid nii, nagu ma ette kujutan enda peas. Kui asjad, mis ei ole disainitud kokku minema, matchivad perfektselt suuruselt. Ehk siis, et need IKEA väikesed korvikesed lähevad selle raami sisse nii ideaalselt. I am so happy omadega. Okei, fookust natukene ei ole, aga noh, saate aru, et lihtsalt match made in heaven. Ja see mahub ka ilusasti siia peale ära. Ja põhjus, miks ma tahtsin teda tegelikult vannituppa ongi lihtsalt see, et saaks pepud kraanikausis ilusasti pesta enamus ajast ja siis siinkohas vahetada ja mingi ime läbi mahtus ka see taiperasi täpselt sinna kõrvale meile. Nii et ma arvan, et sinna taga jääb, sest ega siin väga paremat kohta selle jaoks ei ole. Aga ma arvan, et all in all töötab küll. Järgmise asjana on vaja välja nuputada, kuidas hakkab välja nägema meie öine olukord, ehk et tema voodi tahaks ära proovida, kuidas siin nurgas välja näeb. Siis ma juba selle kummuti keerasin teistpidi, et aru saada, kas sahtlid käivad lahti, et kas ma saan siia tekitada endale snack drawer. Aga kõiki neid asju hakkame me nuputama homme, sellepärast, et meil on Peikaga poole tunni pärast dinneri reserveering, nii et ma lähen ja sätin ennast valmis ja näeme teiega juba homme. Hommikut kätte on jõudnud meie 3. nesting päev ehk et me oleme lõpusirgel ja mul on ikka veel seljas seesama lilla dressikomplekt, sellepärast et ma lihtsalt ei mahu enamus oma riietesse ja ma olen aktsepteerinud seda, et ma ei viitsi stressata, mida selga panna. Nii et mul on ostetud 3 komplekti seda ühte ja sama dressisetti, sest see on cozy, see on minu arvates väga ilus. Ja mul on neid vaja rohkem kui 1, sellepärast, et ma olen hetkel pudilõug. Ma ei tea, kas asi on selles, et mul on nii suur kõht, aga iga kord, kui ma söön, siis midagi on siin kuskil tasku peal pärast. Nii et mul on rohkem kui 1 komplekti vaja selle jaoks, et ma saaksin kogu aeg selles elada. Aga enne, kui me hakkame siis nuputama seda, kuidas magamistuba üles seada, niimoodi, et Peepsuga sinna ära mahuks ilusasti, siis eile ma käisin ühe toreda paki järel, mis tuli üllatusena, sellepärast, et me käisime Merili ja Merten lossi juures ja nad küsisid pärast, et kuulge, et mis pakiautomaati võiks teile kingituse saata ja my god, kui nunnu. Neil on siuke firma nagu Little Herbie ja nad sootsid meile siukse paki, nii et ma mõtlesin, et ma teen teiega selle enne lahti, enne kui me hakkame asju sättima.
take a leap of faith. Oh my god, kui nunnu pakikene, ma ei oleks never ever osanud oodata nii palju asju, sellepärast et siin sees ei olnud mitte ainult see raamat, mida ma tean, et nad teevad, mis on üli äge, väike raamat minust. By the way, minu arvates üks kõige ägedamaid asju on see, kui sa saad oma kaaslase kohta lugeda sükest raamatut, sellepärast et kui ma käisin Peika vanemate juures suht alguses juba istumas, siis ma istusin ja lugesin tema seda beebiraamatut ja seal oli nii palju toredaid asju, nii et see on mega mälestus. Siis loomulikult ma hakkan pisikest väga palju pildistama, nii et fotokaardid kuluvad ära ja siis oli siin veel taaskasutatav mähe. Nüüd see on sükke asi, mille kohalt ma ei ole kindel, kas me suudame seda kasutusse võtta. Mulle tundub, et kõik, kes on superemmed, suudavad, sest see on ikkagi loodusele kordades parem ja samas see näeb nii palju nunnum välja kui tavaline mähe. Siin on nagu mingid, mis siin on, laamad ja lambad ja jängud peal. Et kui on mega chill laps ja me oleme tõepoolest in the flow of things ja suudame kogu seda asja manageerida, siis võiks iseenesest proovida ka siis ilusasti taaskasutatavat mähet kasutada. Aga nii armas pokikene, aitäh ja nüüd on meil aeg asuda tegudele. Are we just smaller versions of a bigger home? Are you the rivers in your veins and mine? The flakes that become snow. Vau, see voodi reaalselt mahub siia ideaalselt millimeetri pealt, on ta vastu seina, nii et ta ei liigu mitte kuhugile. Küll aga nüüd, kui ma näen seda siin voodi kõrval, siis mul tekib üks murekoht. Ehk et kui ma peaksin sünnitama kas keisriga või on väga suur rebenemine, siis tõenäoliselt ma ei suuda öösel korduvalt ennast istukile tõsta, et peepsud siis üle selle äärekese tema voodisse tõsta. Nii et võib juhtuda, et me võib-olla peame ostma natukene varem ära selle voodi lisad, mis on mõeldud siis selleks, kui ta on natukene vanem, sest nende lisadega on see, et ma saan selle külje lahti teha ja siis on teda märksa lihtsam panna tema enda voodisse, sest ma tean ennast, ma ei suudaks beebiga magada ühes voodis, et isegi kui ma Lili võtsin, siis ma olin nii paranoiline, et äkki ma keeran ta peale kuidagi öösel või midagi, et tema oli ka ikkagi oma eraldi pesas minu voodi kõrval ja mul oli lihtsalt käsi kogu aeg tema pesas põhimõtteliselt, et ta tunneks, et ma olen seal samas olemas, aga siiski ma ei suutnud temaga ühes voodis olla, nii et ma arvan, et beebiga on samamoodi, et ma lihtsalt ei julge kuidagi olla temaga ühes voodis, nii et ma pean leidma mõnusa lahenduse, kuidas teda oma voodisse tõsta, et kui läheb kõik õnneks ja sünnitus tuleb natukene lihtsamate killast, siis ilmselt ei ole probleemi. See sissetõstmine, välja tõstmine, aga kui nii ei lähe, siis peab leidma mingisuguse lahenduse. Nüüd aga meil on vaja välja nuputada selle kapi peale, ehk et mis on need asjad, mis on minu jaoks hädavajalikud öösel peepsuga tegeledes, et need oleks kogu aeg käe pärast olemas, nii et mõtleme sellega nüüd välja. Do I have what it takes to make you fall in love with me? Mulle tundub, et me saime ka öökapikesega ilusasti hakkama, ma hoian teda hetkel võrdlemisi minimalistlikuna, sest eks protsessi käigus ikka lisandub asju ja mulle tundub, et need on hädavajalikud, mis ma praegu paika panin, aga vaatame, kuidas siis see lõpus kõik kujuneb, et hetkel on meil siin siis ilusasti valgemüra masin / öölambikene, ma panen selle heli hetkel kinni, juhuks kui see segab meid, siis siin on väikene korvikene, see on vist H&M Home'ist, kui ma ei eksi. Kõik minnud lihtsalt on. Siin sees on meil siis mähkud, niisked salfakad ja siis see sahtel on see, mis hakkab meil kindlasti paika loksuma, et hetkel on siin mähkimisalus. Pole õrnaime, kas ma viitsin öösel seda päriselt ka kasutada, aga vähemalt on olemas. Siis musliintekikene, siia ma tõenäoliselt tekitan korvi musliintekikestest, juhuks kui pisikene tahab seda kallist kraami nimega piim natukene välja ajada. Ja siia ma siis panen ka oma kõige lemmikumad snäkid, sest ma saan aru, et öösiti läheb kõht tühjaks, kui sa imetad. Ja ka piimakoguja. Vot. Ehk et niisama lihtne meil see öökapi pealne hetkel ongi. Ainus asi, mis siia tuppa veel lisandub, on õhuniisutaja, sest ma saan aru, et see võib pisikestele kuluda ära. Nii et see, mis ma praegu sinna ääre peale panin,
jah, tal on vaja siis leida lihtsalt kohakene. Aga sellega me siis lõpetame tänase nestimise video, sellepärast et kõik põhilised asjad on paigas, nii et ma ei pea enam stressama, beebi võib põhimõtteliselt juba tulla ja teiega näeme me juba järgmises videos, nii et tšau! Rose-colored glasses do wonders to a spark. To a spark.